nii on, aga nüüd jõuame siis tänase esimese show-mängu juurde, kus siis noored daamid mängivad Eesti tuntud daamide vastu, kes on ka loomulikult noored. Ja mul on au välja kutsuda kõigepealt siis, kohe ütleme, kelle esimesena välja kutsume. Ehk siis Grete Raie. Siis on tema õde Pilleriin Raie. Natali Haidla. Karmen Viinapuu. Ja Silvia Pertens. Ja tüdrukute treener on Evelin Lepa. Ja neile astuvad vastu Liisu Lass. Nüüd tulevad kaks saarlast, Teele Viira. Ja Kristel Aaslaid. Ja siis Mariel Gregor, ajakirjanik ja selline nelik siis. Daamid mängivad 25 punktini ja 12 punkti pealt vahetatakse pooli ka. Ja daamide ehk siis Lassi Viira, Aaslaiu ja Mariel Gregori treeneriks on Toomas Vara, võrkpalliliidu esindaja täna siin, ehk teeb treeneri debüüdi ka. Ja kõikidele pealtvaatajatele veel ka üks väikene viktoriinimäng. Teil on aega nende kahe show-mängu jooksul vastata kahele küsimusele siinsamasse sekretariaadi lauas. Top-auto on välja pannud ka auhinnad. Te näete, kaks autot on top-auto siia toonud. Ja kaks küsimust kõlavad väga lihtsalt. Kui palju nendel autodel kahe peale kokku hobujõude? Ehk siis nuputage, see on trikiga küsimus. Muidu ju siiatetel väga palju ei ole neid, aga siin täna nendel pillidel on. Ja teine küsimus, mitu topsihoidjat on kahes autos kokku? Ja vastake ära, pange oma nimi kirja koos vastusega ja te saate väärt auhindu pärast meeste mängu lõppu. No nii, kas juba läks lahti või? Kus on kohtunik? Kohtunik peaks olema Mihkel Roosma, on seal. No nii, tuld. Mäng käib 25-ni ja esimene punkt tuleb siit juba. Ei pea olema tagasihoidlik, võib üle võrgu lüüa küll. Ja jalad maas läheb Kristel Aaslaid lööma. Ideaalne tõste oli tegelikult, sealt tuli teine punkt. Seda siis noortele. Ja keegi on juba kutsunud Peep Pahvel ja Kiirabi. Ja pall on mängus! Esialgu on vaja pall ka vastaste poolele lüüa, kui me hakkame punktidest üldse rääkima. 3-0. Ja tuleb ka neljas. Kas on äkki time-out'i koht või vara veel? 4-0. Mariel Gregori esimene puude oli hetkel Liisu Lass lööb ja outpall. Ja 5-0 läheb tabloole. Ei, no kohtunik tegelikult oli 1,5 meetrit audist. Tegelikult oli. Vabandust. Ma ei sega. Esimene tuli siis
staaride võistkonnale. Ja teisega läheb natukene aega. 5-1. Ja pall läks üle. Punktiks veel mitte. Ja tänase päeva piki pallivahetus hetkel käimas on. Ja tuleb teine punkt siis, 2-5. Kristel Aaslaid servimas. Üle võrgu on vaja saada. Ja sinna ta läks. Väga hea serv tegelikult. Ja tuleb. Ei jää see pall maha. Ikka ei jää maha. Ja ikka ei jää maha. Ja uus katse, Aaslaid. Gregor ja Virra jalad maast väga hästi nähtud kohta, aga pall maha ikka ei jää. Ja see läheb, see on sees, aga vägev punkt. 6-2. Kaitsemängus ei ole staaride võistkonnal nagu midagi ette heita, rünnakuga vähe nagu asjad veel väga ei suju. Ja see on aus pall ja sealt tuleb 3. punkt. Ja servima läheb Liisu Lass. Ja ei kipu see pall maha jääma, päris pikalt palli vahetusid. Hea blokk oli, oivaline blokk oli hetkel. Ja selliste pallivahetustega nüüd väikene ebakala sealt tuli 7-3. Aga nii läheb see õhtu väga pikaks. Nii on, aga nüüd jõuame siis tänase esimese show-mängu juurde, kus siis noored daamid mängivad Eesti tuntude daamide vastu, kes on ka loomulikult noored. Ja mul on au välja kutsuda kõigepealt siis, kohe ütleme, kelle me esimesena välja kutsume. Ehk siis Grete Raie. Siis on tema õde Pilleriin Raie. Natali Haidla. Karmen Viinapuu. Ja Silvia Pertens. Ja tüdrukute treener on Evelin Lepa. Ja neile astuvad vastu Liisu Lass. Nüüd tulevad 2 saarlast, Teele Viira. Ja Kristel Aaslaid. Ja siis Mariel Gregor, ajakirjanik. Ja selline nelik siis. Daamid mängivad 25 punktini ja 12 punkti pealt vahetatakse pooli ka. Ja daamide ehk siis Lassi Viira, Aaslai ja Mariel Gregori treeneriks on Toomas Vara, võrkpalliliidu esindaja täna siin.
ehk teeb treeneri debüüdi ka. Ja kõikidele pealtvaatajatele veel ka üks väikene viktoriinimäng. Teil on aega nende kahe show mängu jooksul vastata kahele küsimusele siinsamasse sekretariaadi lauas. Top auto on välja pannud ka auhinnad. Te näete, 2 autot on top auto siia toonud. Ja 2 küsimust kõlavad väga lihtsalt. Kui palju nendel autodel kahe peale kokku hobujõude? Ehk siis nuputage, see on trikiga küsimus, muidu ju siiatetel väga palju ei ole neid, aga siin täna nendel pillidel on. Ja teine küsimus, mitu topsi hoidjat on kahes autos kokku? Ja vastake ära, pange oma nimi kirja koos vastusega ja te saate väärt auhindu pärast meeste mängu lõppu. No nii, kas juba läks lahti või? Kus on kohtunik? Kohtunik peaks olema Mihkel Roosma, on seal. No nii, tuld. Mäng käib 25-ni ja esimene punkt tuleb siit juba. Ei pea olema tagasihoidlik, võib üle võrgu lüüa küll. Ja jalad maas läheb Kristel Aaslaid lööma. Ideaalne tõste oli tegelikult, sealt tuli teine punkt. Seda siis noortele. Ja keegi on juba kutsunud Peep Pahvel ja kiirabi. Ja pall on mängus! Nii on, aga nüüd jõuame siis tänase esimese show mängu juurde, kus siis noored daamid mängivad Eesti tuntud daamide vastu, kes on ka loomulikult noored. Ja mul on au välja kutsuda kõigepealt siis, nii on, aga nüüd jõuame siis tänase esimese show mängu juurde, kus siis noored daamid mängivad Eesti tuntud daamide vastu, kes on ka loomulikult noored. Ja mul on au välja kutsuda kõigepealt siis, kohe ütleme, kelle me esimesena välja kutsume. Ehk siis Grete Raie. Siis on tema õde Pilleriin Raie. Natali Haidla. Karmen Viinapuu. Ja Silvia Pertens. Ja tüdrukute treener on Evelin Lepa. Ja neile astuvad vastu Liisu Lass. Nüüd tulevad 2 saarlast. Teele Viira. Ja Kristel Aaslaid. Ja siis Mariel Gregor, ajakirjanik ja selline nelik siis. Daamid mängivad 25 punktini ja 12 punkti pealt vahetatakse pooli ka. Ja daamide ehk siis Lassi Viira, Aaslaiu ja Mariel Gregori treeneriks on Toomas Vara, võrkpalliliidu esindaja täna siin, ehk teeb treeneri debüüdi ka. Ja kõikidele pealtvaatajatele veel ka üks väikene viktoriinimäng. Teil on aega nende kahe show mängu jooksul vastata kahele küsimusele siinsamasse sekretariaadi lauas. Top auto on välja pannud ka auhinnad. Te näete, 2 autot on top auto siia toonud. Ja 2 küsimust kõlavad väga lihtsalt. Kui palju nendel autodel kahe peale kokku hobujõude? Ehk siis nuputage, see on trikiga küsimus, muidu ju siiatetel väga palju ei ole neid, aga siin täna nendel pillidel on. Ja teine küsimus, mitu topsi hoidjat on kahes autos kokku?
ja vastake ära, pange oma nimi kirja koos vastusega ja te saate väärt auhindu pärast meeste mängu lõppu. No nii, kas juba läks lahti või? Kus on kohtunik? Kohtunik peaks olema Mihkel Roosma, on seal. No nii, tuld. Mäng käib 25-ni ja esimene punkt tuleb siit juba. Ei pea olema tagasihoidlik, võib üle võrgu lüüa küll. Ja jalad maas läheb Kristel Aaslaid lööma. Ideaalne tõste oli tegelikult, sealt tuli teine punkt. Seda siis noortele. Ja keegi on juba kutsunud Peep Pahvel ja kiirabi. Ja pall on mängus! Esialgu on vaja pall ka vastaste poolele lüüa, kui me hakkame punktidest üldse rääkima. 3-0. Ja tuleb ka 4. Kas on äkki time-out'i koht või vara veel? 4-0. Mariel Gregori esimene puude oli hetkel Liisu Lass lööb ja outpall. Ja 5-0 läheb tabloole. Ei, no kohtunik tegelikult oli 1,5 meetrit audist. Tegelikult oli. Vabandust. Ma ei sega. Esimene tuli. Kõik oli olemas. 23-11. Jõuad. Ei jõua. 24-11 ja matšpall. No kas esimene toob kohe ka tulemuse? Ai tulnud siit tuli 12. punkt. 12-24. Ja Kristel Aaslaid on servi maas. Väljakule pihta saamine on hetkel kõige olulisem. Tuleb. Ei tulnudki ja sinna see mäng läks 25-12. Noortele tüdrukutele sellest mängust võit. Aga see oli alles esimene ja nüüd läheb asi vihasemaks, sest väljakule tulevad noored mehed ja natukene vanemad mehed ja natukene võib-olla ka kogukamad mehed.